Ma kuulen, et koalitsiooni volikogu liige ütleb, et miks me loeme arendaja rahakotti, mis see meie asi on, mis juhtub. Kui need asjad siin tulevad täpselt nii nagu joonisel ja need ei täitu, siis on meil ühed tondilossid siin ja siis tulevad sinna külaliskorterid, on ju. Aitäh. Võib-olla seda selgitaksin, et juhtotstarve on ruumiloomeline tööriist, mitte rendihinna regulatsioon. Ärge ajaga palun neid sassi. Juhtotstarve määratleb ära ala, kus teatud funktsioon on oodatud ja loob sellise ruumi, et seal ei ole läbivat liiklus, seal ei ole teatud tingimusi või kujundab vastupidi just tingimused, et sinna see funktsioon sobituks. See ühiskondlik hoone ei võrdu odav rendipind, see ei ole seotud üldse. Aga minust Tanel just ju enne selgitas, mis on ühiskondliku maa eesmärk, see ei ole kasumi teenimine. Oli ju nii? Ma võtaks repliigi, mul on repliik ka järgi. Loomulikult juhtotstarve ei ole mingisugune võrdusmärk seal rendi maksumuse osas, aga see on argument rendi läbirääkimisteks. Rendi hind tekib läbirääkimiste käigus. Ja kui sa lähed rääkima seda ärimaal läbi või ühiskondlikku hoonetama läbi, sul on hoopis erinev positsioon selleks. Selles on kogu see point. Just läbirääkimised määravad selle ära. Rendipindadel on büroohoonetel on oma klassid, kategooriad, eks ole. See määrab seda ära, eks ole. Sul on palju parem. Selle otsuse eelnõu paneks hääletusele, enne kui ma seda ütlen, siis ütleme. Vallavanem on ukse peale, ei lase koalitsiooni liikmed välja. Jaa, mine Päris naeruväärne seltskond olete. Et arendaja kaua aega viimsilane ja vaevalt endale tahab sellist keskkonda siia luua. Vald tahtis välja minna, vallavanem ei luba. Pane vastav ja otsuse eelnõu hääletuse, pane häält, kes on poolt. 13. Kes on vastu? Vastu erapooletuid. Seega otsuse eelnõu vastu.